Tere ka minu poolt. Minu nimi on Terje, mina olen siis direktor poole pealt ja nagu moderaator juba sisse juhatas, on täna suurepärane päev vaadata üle, kuidas me saame oma paberimajanduse natukene vabamaks ja näputööd natukene vähemaks. Minu kõrval istub siin Joonas Kospocketist ja annangi sõna temale. Nii, tere ka minu poolt. Joonas siis minu nimi, olen Kospocketist, olen ka üks Kospocketi asutajatest ja Kospocket siis tegeleb kuludokumentide digitaliseerimisega. Ja alustasime siis umbes 5 aastat tagasi. Kõigepealt alustasime tšekkidest, siis mingil hetkel kasutajad hakkasid küsima, et kas oleks võimalik aruandeid teha, siis lisasime aruanded, siis tulid kuluaruanded ja lähetusaruanded, siis pärast seda lisasime juurde päevarahad, et tänasel päeval saab ka päevarahasi edastada lähetusaruandele meie süsteemist. Siis ühel hetkel hakkasid kasutajad küsima, et ma kõik tšekid saan teie juurest nagu ära digiteerida, aga mis saab arvetest, et kas ma pean arvetest mingit teist programmi kasutama. Ja see oli umbes 3 aastat tagasi. Siis me hakkasime digiteerima ka arveid. Ja tegelikult nüüd umbes aasta aega tagasi hakkasid kliendid uuesti samamoodi küsima, et tšekid ma saan teie käest, arved saan ka teie käest, aga kuidas nende e-arvetega ikka lood on? Ja tegelikult umbes 6 aega tagasi lisasime ka e-arvete funktsionaalsuse, et tänasel päeval on võimalik ka e-arveid läbi meie süsteemi vastu võtta. Ja nii, ja ma siis hakkan rahulikult peale. Ma kõigepealt näitan teile mõned slaidid, mul on 3-4 slaidi ja pärast seda siis lähme demosse. Ja demo teeme niimoodi, et mina näitan Kospocketi poole pealt, mis siin teha saab, siis saadame dokumendi ära ja siis Terje näitab, kuidas see dokument direktosse jõuab. Ja no nii, hakkame siis peale. Niimoodi. Kospocket siis tänasel päeval aktiivselt tegutseme 4 riigis, Eesti, Soome, Läti, Poola. Kõige suuremad oleme Eesti turul, aga samas praegu näeme ka, et Soome turg on muutunud nagu päris aktiivseks ja päris nagu huvitavaks meie jaoks. Ja kogu süsteemi on võimalik kasutada 6 keeles, on eesti, soome, inglise keel ja läti, vene ja poola keel. Ja nagu ma alguses siis rääkisin, tegeleme siis kuludokumentide digiteerimisega ja näiteks märtsikuus käis meie süsteemist läbi 95 000 kuludokumenti. Umbes, kui rääkida arved ja tšekid, siis umbes pooled nendest on arved, et ta läheb umbes pooleks. Ajalooliselt me tuleme tšekkide pealt, ehk ajalooliselt on meil alati tšekke rohkem olnud, aga nüüd me näeme, kuidas see arvete osakaal on järsult kasvanud. Ja meil on siis mõlemad sugust digiteerimist, et on ainult robot digiteerimine, kus arvuti teeb seda digiteerimistööd ja meil on olemas ka koos meiepoolse inimesega digiteerimine. Ehk siis meiepoolne inimene kontrollib enne need andmed üle, kui need saadetakse teile raamatupidamistarkvarasse. Ja kui me jälle räägime nagu statistikast, siis märtsikuus, üldises statistikas ka suurem osa dokumentidest käib läbi ainult robot digiteerimise. Ja siia slaidile ma olen, siia slaidile ma olen lisanud ka statistika. See siin on robot digiteerimise statistika siis. Ja kuidas seda lugeda on niimoodi, et siin on siis väljad. Esimene on pangakonto number, teine on valuuta, siis on arvenumber, siis on makse tähtpäev, makse kuupäev, siis on viitenumber, siis on dokumendi väljastamise kuupäev, siis käibemaksuread ja tarnija informatsioon, tarnija nimi, registrikood ja käibemaksukood. Ja kuidas seda lugeda niimoodi nagu pikkupidi tuleb vaadata. Ja võtame näiteks selle pangakonto numbri esimeseks näiteks. Siis esimene number siin näitab on frequency ja mida see number näitab ta näitab, kui tihti meie süsteem üldse andis nagu tulemuse.
ehk kui panna 100 dokumenti sisse, siis 94 korral meie robot andis tulemuse teile. Siis järgmine lahter, siis on precision, see näitab, kui mitmel korral nendest kordadest, kui robot andis tulemuse, kui mitmel korral see on õige. Ehk siis samamoodi, kui võtame 100 dokumenti, kus robot andis tulemuse, siis 99 korral on see õige. Ja siis see cumulative, see on see, mida meie tegelikult kõige nagu tugevamalt jälgime, ta on nende 2 korrutis ja tema töötab niimoodi, et kui te panete 100 dokumenti, siis 94 korral robot väljastab tulemuse ja see on õige, tulemus on õige. Et see viimane lahter ongi see kõige nagu tähtsam. Nii, lähme edasi. Siis ma olen siia nüüd kirja pannud mõned nagu eelised, miks kasutada selliseid digitaalseid lahendusi. Esimese punktina ma panin siia sammuke lähemale reaalajas dokumentide haldamisele ja mis ma sellega mõtlen on see, et kui meil on nagu palju kliente, kes meile on öelnud, et enne kui nad ei kasutanud meie teenust, siis just nagu raamatupidajad, siis enne 20. kuupäeva nad pidid töötama nagu põhimõtteliselt nagu ööpäev läbi, et hästi palju tööd oli. Aga nüüd, kui nad kasutavad seda meie teenust, siis dokumendid tulevad nagu jooksvalt või siis nagu raamatupidajad tilkudes. Ja see tähendab seda, et uue kuu alguseks on väga tihti võimalik juba mõnel ettevõttele, ongi kõik dokumendid olemas, et te saate juba deklaratsioonidega peale hakata. Ja mõne teise puhul on niimoodi, et saate panga sisse tõmmata ja näete, et need dokumendid on veel puudu, ehk kuu alguses saate juba ettevõtte juhtidele ja inimestele teada anda, palun otsige need dokumendid veel üles, et siin on mõned, mis on puudu. Siis teiseks punktiks ma olen siia lisanud, et digitaalne arhiiv, ehk siis kõik dokumendid hoitakse alles nii meie juures kui ka Directos. Et need originaalpildid jäävad ilusti mõlemasse kohta arhiivi alles. Siis kolmandaks punktiks ma olen siia lisanud, et andmesisestustöö, et anname selle andmesisestustöö üle nagu robotile, et proovime mitte kulutada inimese siis seda väärtuslikku aega sellele, et ta toksib neid andmeid lihtsalt sisse. Ja neljandaks olen lihtsalt lisanud siia, et nüüd on ka läbi meie võimalik siis e-arveid vastu võtta. Ja siis mul on ka siin üks graafik, ma natuke räägin ka sellest, et mis siin tehtud on võrreldud siis hetke, millal dokument väljastati ja millal dokument meie süsteemi esitati. Ja all on siis minutid, et aeg. Ja kui me vaatame seda graafikut, siis umbes esimese 30 minuti jooksul on juba suurusjärk 40% dokumentidest meile esitatud. See tähendab, et ikka väga kiiresti kasutajad esitavad need dokumendid ära. Ja kui me läheme siit natukene edasi, lähme siia 90 minuti juurde, ehk see on siis umbes 1,5 tundi, siis umbes 60% dokumentidest on juba nagu selleks hetkeks esitatud. Nii, ja nüüd mul saidki slaidid otsa. Nüüd ma alustame siis meie demoga. Nii, panen selle alla. Nii, ja meie äpp siis näeb välja selline. Ta näeb arvutis ja telefonis samasugune välja. Ja siin, kus mina praegu olen, mul on juba kasutaja loodud ja ettevõtte registreeritud. Et kui teil veel üldse nagu kasutajat või midagi ei ole, siis on 2 erinevat võimalust selleks. Üks on see, et tõmbate lihtsalt äppi alla, registreerite kasutaja ja lisate ettevõtte. Kui ei taha nagu äpis seda teha, tahate arvutikeskkonnas teha, siis meie kodulehel on selline nupp nagu registreeri. Kui lähete lihtsalt costpocket.com, vajutate registreeri nuppu, siis on samamoodi, saate kasutaja luua ja ettevõtte registreerida ja arvutikeskkonnas siis seda kõike teha. Ja üks väike erinevus, et kas me oleme arvutikeskkonnas või telefonikeskkonnas on lihtsalt see, et arvutikeskkonnas, kui ma vajutan siia tee pilti,
siis ta teeb lahti lihtsalt kausta, kus ma saan nagu dokumenti lisada. Telefonis ta läheb kaamerasse. Ja tänase demo jaoks ma kasutan siis sellist näitlikku ettevõtet nagu Directo uus liidestus. Et see ei ole nagu päris ettevõte. Ja tavaliselt ettevõtte juhil on siin võib-olla 1, 2, võib-olla 3 ettevõtet. Raamatupidajal võib ka rohkem olla, nagu minul siin on pikk list. Meil on erinevaid testiettevõtteid hästi palju. Nii, ja kui me siis üks hetk oleme jõudnud nii kaugele, et meil on ettevõtte kasutaja olemas, ettevõtte registreeritud, siis esimene asi, mis teha tuleks lisada juurde liidestus raamatupidamistarkvaraga. Ja näitan siis, kuidas seda teha saab. Lähme siit siis settingutesse, valime siit liidestus, siit listist otsime üles Directo ja selleks, et liidestada meie süsteemi Directoga, on teil vaja siia lisada see Directo emaili aadress. Ja ta näeb alati siis välja selline, et siin ees on teie Directo baasi nimi @data.directo.ee. Lõpp on alati sama. Minul on ta siin juba lisatud. Nii, siis ma lähen edasi. Siis ta ütleb, et liidestus on seadistatud. Lähen veel edasi. Nii, ja nüüd me olemegi kohas, kus meil on ka liidestus Directoga olemas. Ja nüüd me saame alustada dokumentide esitamisega. Ja ma tavaliselt alati näitan esimesena, kuidas tšekki lisada, aga täna teeme niimoodi, et ma näitan teile, kuidas ostuarvet lisada. Selleks lähme uuesti settingutesse ja see ostuarve on mul juba e-mailis, sest ta PDF-iga on juba tulnud mul e-maili. Siis ma saan ta lihtsalt forwardida meie süsteemi edasi. Ja selleks ma tulengi siia settingutesse ja võtan selle e-maili aadressi siit settingutest. Ja ta näeb välja sellisel kujul, et ta on minu nimi pluss ettevõtte nimi @costpocket.com. Ja kui ma teen klõpsu siia, siis ta kopeerib selle. Ja nüüd ma hüppan siis kohe siia enda postkasti. Ja siin mul on üks Sony arve. Niimoodi, panen forward. Lisan selle aadressi siia ja ma võin ta ka kohe ära saata, aga kui ma soovin lisada raamatupidajale ka väikse kommentaari, midagi nagu juurde kirjutada, siis ma pean selle pealkirja lisama. Ja pealkirja muutmiseks vajutate seda väikest nuut siin ja siin on selline nupp, et edit subject. Seda. Ja siis siia saab täiesti vabas vormis asju raamatupidajale kirjutada ja see informatsioon läheb ka kaasa. Ma võin näiteks lisada ka siia projektinumbri, näiteks oletame, et see on meil projektinumber, selle juurde lisada. Ja siis vajutangi lihtsalt saada. Nii, nüüd ma lähen veel korraks siia meie keskkonda. Nüüd, mis juhtub, on niimoodi, et see dokument saadeti süsteemi. Nüüd hakkab robot teda digiteerima. Robotil on aega teda digiteerida kuni 1 minut. Ja nüüd me võime natukene oodata, esimest korda refreshida. Ta tekib meil ka siia listi ühel hetkel, aga siin võib-olla võib natuke aega minna. Aha, nüüd ta tegelikult täitsa juba tekkis siia. Ja saan ka näidata, kuidas ta näeb välja, kui me ta lahti teeme. Niimoodi. Siin süsteemis on võimalik nagu näha seda pilti, mis saadeti. Ja samamoodi näeme ka kõiki andmeid. Ja lisaks meil on võimalik ka siin teha mingeid muudatusi, et kui mõtlete, et kommentaar ei sobinud, tahate muuta seda, siis saab teha siin. Nii, lähen praegu tagasi. Mõtlen uuesti. No, uuesti korraks tagasi, ma teen talle refreshi, huvitav. Seda teda kohe automaatselt ära ei saatnud. Nii, okei, nüüd uuendas ära. Nüüd on see ilusti saadetud raamatupidamisse. Nii, nüüd ma annan Terjele siis ekraani üle. Aitäh. Ja vaatame nüüd siis Directo poole pealt, kuhu see arve siis jõudis. Directo poole pealt peamenüüs on üldises tulbas näha siis selline register nagu dokumentide transport. Ja kõik need dokumendid, mis Costpocketist tulevad, jõuavadki siia.
Nii, ja ongi näha, et dokumentide transpordi all on meil siis saadetud ostuarve. Tüübi järgi on ka näha, et see on e-arve ja saame selle siit kenasti avada. Natukene suurendada. Meil on siin olemas see PDF ja meil on siin võimalik nüüd luua temast kas siis ostuarve või kulutus. Kuna ta tuli meile siia arvena, siis loome sellest ostuarve. Ostuarve on loodud, saame siit avada. Ja nüüd see manus liikus ilusti ostuarve külge ja siit me näeme ka, et on siis täitunud ehk siis digiteeritud on ka siis need olulised väljad meie jaoks, on siin hankija arve, on arveaeg, on arveldusarve, viitenumber, tasumisaeg ja on näha ka siis see kommentaar, mis Joonas lisas sinna e-mailile, et palun hüvitada ja ka siis see projektinumber on siin kenasti näha. Ja nagu te siin allpool näete nüüd rea peal, on mul siin millegipärast ka juba konto ja on kenasti ka õige käibemaksukood siia lisatud. Kuidas see juhtus? Mina olen teinud väikese eelseadistuse, ehk siis kui minult tuleb nüüd see konkreetne arve sellelt konkreetselt hankijalt, siis Directos on võimalik hankija kaardi peal täiustada hankija automaatikat natukene. Ma saan selle hankija kaardiga siit samast dokumendi pealt avada, selleks ma kasutan lühiklahvi Alt-V. Ja siin hankija kaardi peal on siis sellised sakid ja üks nendest sakkidest on siis automaatika. Ja siin on näha, et mina olen sidunud viitenumbri siis selle vajaliku raamatupidamisliku kontoga ja pannud siia ka käibemaksukoodi. Ehk siis kui see arve mulle jõuab sellelt hankijalt, siis on mul kenasti täidetud kohe ka finantskonto ja käibemaksukood. Siin on võimalik loomulikult ka teiste parameetrite järgi panna seda finantskontot tulema, et näiteks sisaldus, et ütleme, et mul on mingisugune arve, näiteks mul on arve peal valve või parkimine või mida iganes, mis on pidevalt kordub selle arve peal, siis ma saan kenasti määrata ära need kontod ja isegi kui on vaja, saan määrata ära, et kui peab tulema kaasa ka siia mingi kindel objekt või projekt. Sisestuse poole pealt raamatupidajal praegu väga muud midagi võib-olla teha ei olegi, et kui ta nüüd automaatikaga ei tulnud siia objekt ja projekt, siis raamatupidaja saab need siit kenasti lisada. Ja ongi tegelikult töö tehtud. Oleme võitnud palju aega, et kui me oleks pidanud siin seda ise toksima sisse, oleks läinud palju kauem aega. Ja raamatupidaja poole pealt siis kinnita ja salvesta ja tegelikult olekski selle arvega kõik. Ma Directo poole pealt veel ütlen seda, et paljud Directo kasutajad kasutavad ka menetlust Directos, siis menetlus on üldjuhul juba eelnevalt reeglite alusel seadistatud, et siia võivad olla tulnud külge juba mingid teatud menetlejad, kes peaksid seda arvet menetlema, aga võib ka jooksvalt sisestada siia mõned inimesed, kes peaksid selle arve siis veel kinnitusringis üle vaatama. Aga praegu annaksin sõna tagasi siis Joonasele. Nii, tuli ekraan tagasi ja nii siis alguses esimese asjana me siis saatsime ühe ostuarve, nüüd saadame ühe tšeki ja siis teeme ka ühe aruande ja saadame ühe aruande tervenisti Directosse. Niimoodi. Ja alustame siis sellest üksikust tšekist, et lisagaleriist. Selle esimese, ma näitan teile seda pilti ka. See on minu dokument, nagu näha, tegin ka kohe autos põlve peal, tegin pildi ära ja see on tegelikult see dokument, kui ma jõulukinke vedasin laiali partnerettevõtetele, siis see on see kütuse dokument. Nii, panen ta korraks nüüd kinni.
Võtamegi siis selle dokumendi ja lisame vaba. Nii. Nüüd meie süsteem küsib mõned küsimused. Ta küsib, et kas see kuulub hüvitamisele, et kas mina eraisikuna soovin seda raha tagasi saada või et ma maksin ettevõtte vahenditest ehk ei soovi saada raha tagasi. Paneme siin, et maksin ettevõtte vahenditest. Siis ta küsib, kuidas sa täpselt maksid. Sellel puhul kasutasin firma kaarti. Ja siis ta küsib ka, et mis see kululiik oli. Panime siin puhul auto. Ja nüüd on võimalik ka lisada juurde kommentaar. Ja kommentaari saab lisada ise nagu kirjutades ja täiesti midagi, näiteks panemegi vedasin jõulupakke. Või mida saab ka teha, ta on salvestanud siin juba ära kõik viimased kommentaarid, mis mina olen lisanud. Et näiteks, kui teil on mingi kindel projekt, siis te saate alati valida klõpsti selle projekti ja siis ta lisab selle siia kommentaaridesse. Nii, ja panen praegu lihtsalt salvesta. Siis nüüd siin lehel ta veel küsib, et kas ma ikka olen päris kindel, et ma tahan seda dokumenti üksikuna direktosse saata, et raamatupidaja ütles, et tee ju aruanded. Et siin ma saan ta lisada olemasolevasse aruandesse, aga ma saadan selle ühe tšeki, ma saadan üksikult järgmised lisame aruandesse, siis ma näitan seda aruande vaadet ka. Edasi, siis nüüd siin lehel ta näitab kõiki väljasi, mis robot sealt leidis ja siin on võimalik veel näha ka seda dokumendi pilti. Ja kui need kõik väljad on õiged, siis saab lihtsalt edasi vajutada. Oletame, et näiteks kui ta valuutat ei oleks leidnud, niimoodi. Kui ma nüüd vajutan edasi, siis ta palub mul sisestada valuuta. Näiteks ta valuutat ei leidnud. Ta küsib, et mis see valuuta siis oli. Ja siin samamoodi ta kuvab valuutasi, mis valuutadega dokumente ma olen ise sinna ettevõttesse lisanud. Nii, siin puhul siis vajutame euro. Ja samamoodi dokument on siin, ta on digiteeritud. Nii, järgmise asjana lubasin siis need aruandeid ja siin all paremal on see nupp, kuidas saab aruandeid teha. Võtame siis seda. Võimalik on siis teha kuluaruandeid ja lähetusaruandeid. Näitan korraks ka, kuidas lähetusaruanded töötavad, aga pärast teeme kuluaruande. Ja kui on välislähetus, siis saab siin ka ta panna päevarahasi arvutama. Näitan lihtsalt kähku, panen siia paar päeva. Lisame ka päevarahad, siis ta arvutab teil selle lähetuse kaasa ka päevarahad, pluss on võimalik lisada ka maksimumlimiit. Ehk näiteks kui mingil põhjusel ettevõte ei maksa 50 eurot päevas, maksab natuke vähem, et söök on hinna sees juba ja hotellid asjad kõik on juba maksud, et siis võib ka vähem maksta, siis saab siia panna ka limiidi. Aga täna siis teeme kuluaruande. Teeme ta näiteks märtsi oma ja lisaks on võimalik siia ka lisada nagu midagi juurde kirjutada, näiteks kui on märtsi aruanne, aga see on Nõmme üksus. Ma võin siia klõpsu teha ja lisada lihtsalt juurde Nõmme näiteks, kui on vaja kohanimi lisada. Nii, võitan salvesta ja nüüd ongi see aruanne siia loodud. Ja nüüd proovime mõned dokumendid siia aruande alla lisada. Esimese asjana siis lisame ühe tšeki, siis ühe dokumendi e-mailiga ja siis ühe tšeki veel. Nii, läheme siis lisagaleriist. Jah, nii, näitan ka teile seda piltikirjuga. Sellise Eesti liinirongid dokumendi lisame. Nii, ta on vaba. Jälle samad küsimused küsib. Lähen nüüd natukene kiiremini üle nendest küsimustest. Transpordi alla, samamoodi siis on kommentaarid, näiteks võtame see projekti, lisame kommentaariks. Ja oletame nüüd, et nüüd ta ei leidnud seda dokumendi numbrit. Kustutame ta ära. Läheme edasi.
siis nüüd ma pean teda käsitsi sisestama. Hakkan näiteks sisestama 5, 9, 8 ja kui ma teda sisestama hakkan, siis ta hakkab ise ka, pakub teile, et äkki on see number, et ma selle numbri leidsin, aga ma päris täpselt arvuti ei saanud aru, et kas see on see dokumendi number. Aga kui te hakkate niimoodi sisestama, siis ta näitab, et näe, äkki on see number. Ja kui ma siia peale klõpsan, siis ta võtabki kohe selle numbri. Et see on ka üks selline väike asi, mis lihtsustab seda digiteerimist. Nii, lähme edasi. Ja siis ongi see dokument siin olemas. Ja oletame nüüd niimoodi, et te tegite selle aruande ja nüüd tahate ühte dokumenti siia aruandesse lisada, mis saadeti teile e-maili peale. Te tahate e-mailis selle dokumendi siia lisada. Siis igal ettevõttel on tegelikult nagu mitu erinevat e-maili aadressi. Esimene e-mail, ma lähen korraks tagasi uuesti settingutesse. Mäletate, me esimese asjana kasutasime seda e-maili. See oligi selle jaoks, et me nimetame nagu arvet e-mail, et kui sinna saadate dokumendid, need digiteeritakse ära ja saadetakse otse edasi Directosse. Aga kui te soovite saata aruandesse selle dokumendi, siis igal aruandel on ka eraldi e-maili aadress. Lähen siit uuesti tagasi. See on see meie Nõmme aruanne siin üleval. Lähen siia sisse ja siin on selline väike nupp, et saada nagu e-maililt see dokument. Kui ma teen siia klõpsu, siis ta näitab seda e-maili aadressi, et ta ongi tegelikult aruande nimi pluss minu nimi pluss ettevõtte nimi @costpocket.com. Lõpp on isegi siit ära kadunud, see on nii pikk. Aga kui ma vajutan siia kopeeri e-maili, siis ta võtab selle terve e-maili endale. Nii, nüüd ta kopeeris. Lähme siis uuesti postkasti. Siin on üks Pipedrive'i arve. Forwardin selle ka sisse. Nii, ja ma praegu ei lisa mingit kommentaari ega midagi, vaid lihtsalt saadan ta otse edasi. Niimoodi, läheme siia aruandesse tagasi. Nüüd samamoodi robotil läheb natukene aega, enne kui see dokument jõuab siia. Aga me ei pea seda üldse tegelikult praegu ootama. Läheme uuesti äpi esilehele tagasi ja oletamegi, et nüüd klient teeb oma asju edasi, elu läheb nagu edasi ja mõni päev hiljem alles tuleb meelde, et mul oli üks dokument veel, mis tuleb sinna Nõmme dokumentide alla juurde lisada. Siis ta hakkabki suure tuhinaga hakkab kohe niimoodi pildistama, ta unustab, mäletate, me teisel korral läksime aruandesse sisse ja siis lisasime dokumendi. Aga praegu hakkabki kohe siit esilehelt hakkab seda dokumenti lisama. Selle uuesti. Lähen ka nüüd natukene kiiremini üle. Ja nüüd ta küsib siin veel üle, et okei, et oled sa kindel, et sa tahad üksikult lisada või soovid seda ikkagi aruandesse lisada. Ja nüüd mul on võimalik valida see Nõmme aruanne. Teengi siia klõpsu. Siin pean veel numbrid üle vaatama. Kui olen kindel, vajutan lihtsalt edasi. Ja nüüd ta tuligi siia Nõmme alla. Ja ma teen talle korraga värskendused. Kas see Pipedrive'i oma ka jõuab? Näe, nüüd on see Pipedrive'i dokument ka juba siia jõudnud. Ja kui olete kindel, et kõik dokumendid on olemas siin, on juba lisatud, siis viimase asjana selleks, et terve see aruanne korraga Directosse saata, tulebki vajutada seda aruanne valmis nuppu. Et vajutame üks aruanne valmis, veel küsib, et olete kindel, vajutame, et jah, olen kindel. Nüüd ta loob sellest aruande ja saadab edasi Directosse. Ja annan siis sõna üle ka Terjele. Nii, aga võtan siis jälle sõna üle ja vaatame nüüd, kuhu siis jõudis kuluaruanne, mida Joonas Costpocketis tegi. Ja jällegi võtame lahti dokumentide transpordi ja ongi siin kenasti näha, et meil on jõudnud kulutus Joonaselt. Saan selle siit avada. Nüüd jällegi siin kõrval on siis näha kuluaruanne.
mis on Costpocketi poolt genereeritud ja siin on ka siis kõik need lisatud dokumendid, 3 tükki. Mina vajutan siit loo kulutus ja nüüd on näha, et need 2 tšekki ja 1 arve on siis jõudnud mulle siin kulutusele. Kulutaja on Joonas kenasti ja näen, et siin on lisandunud ka kulutuse tüübid, mida Joonas siis Costpocketis valis. Ja kuna siin on kulutuse tüübid, siis on näha, et mul on jällegi kenasti asetunud siin kontod ja näiteks ka käibemaksukood õige, mis peab olema. Selleks, et nende kulutuste tüüpide alusel siin need kontod ja käibemaksukoodid asetuksid, selleks tuleb need kulutuse tüübid luua ka Directosse. Seda ma nüüd näitan kohe, kus seda teha saab. Ja Directos on siis, võtate lahti seadistused, raamatuseadistused. Ja siin vasakul pool kõrval on kulutuste tüübid. Ja täpselt nii, nagu on Costpocketis see kulutuse nimi, näiteks seal oli ka muu kulu, siis täpselt sellel kujul te lisate siia Directosse ka selle kulutuse tüübi. Ehk siis, kui seal on näiteks koosneb see 2 sõnast, siis Directo ise paneb teile siia alakriipsu kenasti alla. Nimetus muu kulu ja siia saan siis määrata konto. Vajadusel võib ka lisada objekti, mis ka siis asetub dokumendile, kui see kulutüüp tuleb. Ja saan ka valida siis käibemaksukoodi siia, mis võiks asetuda enamus juhtudel. Ja kui ma võtan korra selle kulutusele veel ette, siis on näha, et siin on ka nüüd lisatud need hankijad. Neste oli mul enne olemas, sellepärast on ta siin ka kenasti koodiga olemas. Aga kõik vajalik, mis tuli digiteerida, on digiteeritud. Siin on siis näha see aeg, dokumendi number ja ka selgituse pool. Ja Directos jällegi, kui midagi rohkem vaja lisada ei ole või kui on vaja, saate lisada veel objektid, projektid vajalikud. Lisate ka võib-olla menetluses olevad inimesed siia või on nad juba asetunud ise automaatselt vastavalt reeglitele. Ja selle dokumendiga tegelikult ongi siinkohal kõik. Et siit järgnevad juba Directo puhul siis kas väljamakse või sellised muud tegevused. Aga annan siis sõna tagasi Joonasele veel kord. Jah, siis neid, nagu Terje näitas, siis need kulutüübid, mis seal meie juures oli, et nendega on võimalik siis Directo poolt niimoodi ära automatiseerida, et kulutüübi järgi Directo ise paneb õige konto ja õige käibemaksukoodi. Ja siis nüüd te kindlasti ütlete mulle, et jaa, aga ma tahame seda kulutüüpi muuta ka, et meil on täitsa teistsugused kulutüübid meie ettevõttes. Et ma näitangi siis, kuidas neid kulutüüpe saab muuta, milline ta siis välja näeb, kui me neid muudame. Ja siis käime niimoodi kiiruga terve settingud, kõik nagu selle Costpocketi sätete poole nagu üle. Nii, siis lähen uuesti siis seadetesse. Siis siin on selline tekkinud nagu täpsemad seaded. Nii, ja siis ma valin siit, et kohanda dokumendi esitamist. Ja praegu mul ei olegi see kohandamine ei olnud nagu sisse lülitatud, siis on need kululiigid täpselt samad kõikidel. Aga kui ma soovin neid muuta, siis ma lülitan selle sisse, lähen halda. Ja siin mul nüüd tegelikult ongi võimalik neid kululiike hakata muutma. Üks asi, mida ma teha saan, ma võin neid olemasolevaid muuta. Selle jaoks ma lähen lihtsalt siia, lähen muuda. Ja näiteks, kui ma ei taha, et see on sõiduauto, tahan, et oleks lihtsalt auto, niimoodi teha, salvesta vajutada. Siis nüüd meil ongi seal sõiduauto asemel on auto. Ja mida ma veel teha saan,
ma saan niimoodi, et ma saan lisada nagu alamkategooriaid, et kui kasutaja valib auto, siis järgmise asjana talt küsitakse, kas sõiduauto 50 või sõiduauto 100%. Ja ma saan ka neid juurde lisada. Vaatame siia ja siin on siuke väike nupp, et lisa alamkategooria ja saan näiteks lisada remont näiteks. Remont. Ja siis ta küsib ka, et millise kategooria alla ma lisan selle, lisamegi ta sinna auto alla. Salvesta. Ja nüüd ta tuli siia alla. Ja nüüd ma lähengi tagasi ja ma näitan, milline see dokumendi lisamine välja näeb nüüd, kui ma olen neid muutnud. Siis tagasi. Nii, nüüd lisame uuesti siit ühe dokumendi. See esimene küsimus on ikka sama, teine on ka sama. Ja nüüd see kululiigi koht näeb juba täitsa nagu teistsugune välja, et enam neid ikoone ei ole. Näete, et sõiduauto asemel on nüüd lihtsalt auto ja näete ka seda väikest noolt siin, et see näitabki, et tal on nagu veel alamkategooriad. Kui ma nüüd klõpsan siia, siis saan neid valida siit ka, et millist ma soovin. Ja niimoodi ongi võimalik te võite täiesti enda kululiigid sinna luua ja pärast Directost ära seadistada, et igale teie kululiigile vastab kindel konto ja kindel käibemaksukood. Niimoodi saab päris nagu ära automatiseerida selle asja. Ja nii, ma nüüd viimase asjana käin üle veel kõik meie need settingud, et mis seal nagu teha saab. Tulin uuesti, lihtsalt läksin tagasi esilehele ja lähen siis, käin nüüd veel settingud üle. Nii, kõigepealt on siis minu konto siin on näha teie emaili aadress, millega te sisse olete login, siis näitab, et olete administraator. Kui ma lähen siia sisse, siis siin mul on võimalik ees ja perekonna nime muuta, lisada enda pangakonto number, enda oma saab siia lisada ja võimalik lisada ka isikukood. Et isikukoodi on vaja mõne tarkvara puhul toimub see inimese kokkuviimine isikukoodi alusel. Et kui meie juures tuleb selle isikukoodiga inimene ja tarkvaras on sama isikukood olemas, siis ta nagu viib need kaks kokku. Siis siin see emaili aadress, seda me juba natukene proovisime, saatsime ühe PDF-i alguses sinna, see on siis see arvete oma, need saadetakse otse automaatselt Directosse edasi. Ja emailiga võib saata kuni 100 manust, täitsa suure emaili võite saata ja ei pea olema PDF, võtame erinevaid failiformaate vastu, et võtame vastu ka PNG, JPG faili, TIFF-faili, DOCS-fail, DOCS on see uuem Wordi fail, nüüd võtame isegi XML faili vastu ja isegi võib olla HTML fail, et see on see dokument, kus teil emaili sisu ongi see kuludokument, näiteks Google ja Facebook saadavad selliseid arveid. Ja siis on keelevalik, 6 keeles, saate valida, mis keeles te kasutate. Ja siis siin on ettevõtte andmed, saate siin muuta neid. Siin võib-olla kõige huvitavam asi on see, et kui te olete raamatupidamisbüroo, siis on võimalik meilt nagu tellida või siis küsida koondarvet, kus esilehel on koondvaade ja siis on lisalehed, kus te näete iga klienti eraldi, et kui palju iga klient on dokumente lisanud. Ja kuidas see käib ongi, et tulete siia, vajutate sisse selle linnukese, et lisa minu teise ettevõtte arvele ja siit saategi valida, millisele ettevõttele see läheb. Siit näiteks siis tulekski raamatupidamisbüroo valida, ta teeb koondarve sellele büroole. Ja saladuskatte all võin lisada, et meil on ka büroodele väiksed soodustused. Nii, jah, siis oli ettevõtte andmed, liidestusi me alguses juba käisime vaatamas, siis on kasutajad, lähme siia alla, võimalik siis kasutajaid juurde lisada, vajutan siia, siis saabki lihtsalt lisades näiteks siis ettevõtte juhi puhul, saame lisada tema emaili aadressi siia, saame valida, mis keeles ta selle kirja saab, mis keeles ta hakkab seda kasutama, talle tuleb see juhend email, kus on nüüd lae äpp alla, siin on Android, siin on iPhone ja loo selle emailiga kasutaja endale.
ja on ka võimalik ta tegelikult administraatoriks teha, kui seda sisse lülitada. Ja kui on juba olemasolevad kasutajad, siis saab neid siin kustutada ja adminiks muuta ja uuesti kasutajaks tagasi muuta. Paketid, ma räägin hinnastamisest täitsa kõige lõpus, ma näitan neid hästi põgusalt praegu korraks, et lihtsalt siin äpist saab siis nagu paketti vahetada, klõpsates selle teise mõne erineva paketi peale. Siis e-arved, sellest natukene juba alguses põgusalt rääkisime ka, et läbi meie süsteemi on nüüd võimalik vastu võtta ka e-arveid ja jah, hinnastamine on ka selline, et 1 euro kuus ja seal hinna sees on 100 e-arvet kuus. Lähme siit välja. Siis täpsemad seadistused, seda me juba korraks pilksasti muutsime, et kohandasime neid kululiike. Mis siin veel on võimalik teha, on võimalik ära keelata see, et praegu on niimoodi, et kui te ettevõtte loote, siis ettevõtte juhil on endal ka võimalik, et soovin liituda selle ettevõttega. Aga on võimalik täitsa ära keelata niimoodi, et keegi ei saa ettevõttega liituda, et ainult raamatupidaja saab kutseid välja saata. Ja lisaks on võimalik ka kinni keerata see, et kui me sinna arvet e-mailile saadame dokumendi, et ta praegu automaatselt siis saadeti otse edasi, läks kohe edasi direktosse. Aga me võime kinni keerata selle niimoodi, et teda ei saadeta automaatselt edasi. Näiteks juhul, kui raamatupidaja ütleb, et ta ei taha ühtegi üksikut dokumenti, et palun kõik pange aruandesse, et siis on võimalik see kinni keerata. Nii täpsemad. Ja siis ongi tegelikult 2 viimast asja, et siit saab meile kirjutada kliendi toele, lihtsalt kirjutate kirja ja saadate ja siis siin on natukene nagu meist kirjast versioon ja sellised asjad. Ja ma nüüd lubasin hinnastamisest rääkida viimase asjana. Nii, ja siis hinnastamist ongi meil siis suures plaanis, ma alguses vist paari sõnaga rääkisin ka, et on paketid, kus on robot digiteerimine ja paketid, kus on meie inimesega digiteerimine. Ja robot digiteerimise puhul ongi, et süsteem toimib päris kiiresti, et nägite, et kohe põhimõtteliselt jõudsid dokumendid edasi direktosse. Hinnad on ka hästi mõistlikud robot digiteerimise puhul, et saame pakkuda väga häid hindasi, aga tuleb arvestada sellega, et natuke on ka vigu võib olla sees, et ei saa eeldada, et kõik on 100% õige alati. Ja inimpuhul siis eks natukene hinnad kallimad, natuke aega läheb kauem, keskmiselt 7–9 tundi, aga täpsus on parem selle eest. Robot digiteerimise puhul siis tegelikult, kui te alguses teete meie juures kasutaja, siis te oletegi tasuta demo peal, saategi tasuta proovida. Kui üks hetk hakkate paketti valima, siis üks võimalus ongi valida kuldpakett, mis on 5 eurot kasutaja kohta ja iga kasutaja kohta lisandub 100 kuludokumenti. Ehk siis näiteks, kui teil on ettevõttes 2 kasutajat, siis ta on 10 eurot ja ettevõttel on 200 kuludokumenti, mis ta saab esitada. Ja ei pea esitama niimoodi, et üks esitaja 100 ja teine esitab 100, võib olla ka niimoodi, et üks esitaja esitab 199, teine ainult 1 või üks ainult esitabki, teine ei esitagi üldse dokumente. Siis meil on 7-eurone pakett, need paketid siis on siin koos inimdigiteerimisega. Ja siin paketis on hinna sees 30 kuludokumenti ja ongi hind natuke kõrgem, sest meiepoolne inimene vaatab need dokumendid üle, samas on ju täpsus on parem ja loogika töötab samamoodi, et kui on mitu kasutajat, siis on see hind suurem, aga dokumendid lisatakse ka juurde. Ja viimase paketina on siis tükipõhine hinnastamine, et seal kuutasu ei ole, ongi lihtsalt tükipõhine, see hinnastamine sobib võib-olla hooajalisele ettevõttele ja näiteks Tallinna Tehnikaülikool kasutab meiega seda hinnastamist, et neil on kasutajaid on hästi palju, aga dokumente kasutaja kohta on nagu pigem vähe, et siis see on nagu hea valik, mida nagu kasutada. Ja mina tegelikult jõudsingi nüüd lõpuni.
enda nagu selle osaga.